Tere hommikust! Täna me värvime ühe seina siin korteris jälle ära. Eelmine kord me värvisime magamistoa seina ära ja seekord me värvime suurest selle seina siin ära. Ja hetkel on terve korter tegelikult valge. Me rendime seda korterit, aga me otsustasime, et kuna me elame ilmselt siin mitmeid aastaid, tohime värvida tegelikult, aga heledates värvides tohime ainult värvida. Rääkimata, et see magamistuba on tumepruun hetkel. Are you ready? I am ready. How it's going? Well, I think we're good with the tape now. Yeah? Yeah, not bad. Tape is done. Nice. Okei, tegelikult ei ole hommik. Tegelikult on juba 2:30 kell. Aga ma näitan teile seina, kuidas see välja näeb nüüd. See sein on tegelikult natukene heledam, kui see siit välja paistab. Vot see on õige värv, et selline hele roheline pigem või nagu niisugune tuhm roheline. Ja me oleme tulemusega meeletult rahul ikkagi, et andis sellise teise tunde siia korterisse ja nagu elegantse nii-öelda väljavaat. Et kui te vaatate seda nurka, siis see ennem oli täiesti valge, aga nüüd kuidagi see kõik on nii ilusti kokku sulanud, ma ei tea, hästi ilus. Me oleme väga rahul sellega. Anyways, täna on esmaspäev, Hendrik on praegu tööl ning minul tavaliselt esmaspäevati on siis tantsutunnid või siis workshopid, bachata workshopid. Ja seda ma täna õhtul teengi, ehk siis ma kõigepealt annan privaatset klassi, nii-öelda tundi ühele noormehele, kes õpib tantsima ja peale seda on mul workshop siin Kopenhaagenis üle 100 inimesele. Ja ma olen tänase hommiku tegelikult veetnud siin õppimas taani keelt üldse. Kuna mul on tänapäeval natukene rohkem aega kui tavaliselt, siis ma olen hästi palju fookus pannud tegelikult, et ma õpiksin taani keelt, õpiksin tantsimist ja natukene arendaks ennast. Aga that said, mu hommik on olnud väga chill, väga rahulik. Ma olen nagu kodupere naine, mida ilmselt inimesed ei oota minust, sest minu terve elu on pea peal alati, igal pool ma jooksen ringi, mul on 10 projekti alati kätel. Et see, et ma saan praegu hommikul kauem magada ja lihtsalt rahulikult olla. See on midagi uudset minu jaoks, ma pole ühti korda enda elus seda tundnud. Aga ma nautin seda nii kaua, nii mul seda on, sest ma tean, et see muutub varsti. And that's it. Let's get ready right now. Ja äkki võtan siis kaasteid. Okei, mul on hetkel riiete valik ja bachata on alati naba väljas natukene. Kui sa oled tantsutrener, siis sa tahad rohkem panna rõhku ka, kuidas sa välja näed. Sellepärast ma tegin endale lokikesed, kuigi nüüd vaju praegu juba ära ma näen. Aga mõtlengi, et mida panna riietusena. Et ühesõnaga aeg on lülitada ennast üle. Tere! Elu Kopenhaagenis tundub glamuur siin. Kui see vahel on. Siin ma olen jalgrattaga sõitmas ja kiiver peas. Ajudes küll. No nii, privaatne tund on tehtud nüüdseks ja nüüd see on garderoob.
siia tantsuüritusele. Ma ootan nende tantsupartnerit hetkel, kuna me peame praktiseerima natukene nii-öelda seda kombot, mida me täna õpetame meie tunnis, nii et järgmised tund aega ma fokuseerin sellele. Okei, nüüd juba inimesed tulevad siia. Näete selle ees, seal on inimesed ootavad ja umbes 20 minuti pärast hakkab tund. Olen video tegelikult eelnevalt juba filminud ära, aga me muutsime enda korterit natukene ja ma teen nüüd uue filmi. Mul on tegelikult 45 minuti pärast tööintervjuu. That's it, ma olen hommikupantlis hetkel. Aga õnneks see on online põhine, ehk mul on aega ja ma olen pigem enesekindel teadmaks, mida ma ütlen seal. Ja see on viimane voor hetkel. Ma olen juba sellest töökohast läbinud 2 vooru. Ja 2 vooru oli kõige nii-öelda, kuidas ütled, raskemad. Ja see tänane intervjuu on siis bossiga nii-öelda. I will let you know how it goes. See video on konkreetselt selle põhjal, et ma soovisin näidata teile meie kodu viimaks. Et ma kindlasti, kui sa jälgid mind sotsiaalmeedias, siis sa oled näinud osa nii-öelda siin-seal kohti, aga ilmselt sa pole näinud seda kõike nii-öelda ülevaadet, kuidas meie korter välja näeb. Nii et welcome to our crib. Siin on siis sissetulek ning meil on siin väike nurgake, kus meil siis jalatsid on ja siis selle taime nimi on Diego. Meil tuleb siia veel peegel ja meil tuleb nagu nii-öelda veel nunnum nurgake siia, et it's work in progress, aga hetkel on siis selline see välja. Kui tulla siit uksest sisse, siis meil on siin pisike garderoob tegelikult ja meil on you know this keys bowl või siis kinnaste ja kõike niimoodi ja siis me liigume edasi meie vannituppa. Hola! Vannituba on meil mega mõnus, hästi avar, see on meie nurgake, ma peaksin tegelikult seda paigutama siin paremaks natukene, aga never mind. Meil on muidugi WC, meil on duši room siin. Kui liikuda siit edasi, siis see on suures toa nurgakene. Ma pole nüüd totaalselt selle kõik ära koristanud, aga see on ubud. See taim on ubud. Me kasutasime võimalust ära ja tegimegi sellise pesakese endale siia, mis on meeletult mugav. Siis liikudes edasi, see on meie magamistuba. Me värvisime selle seina kõik tegelikult pruuniks, oli üleni valge ja meil on pruunid kardinad ka seal. Voila! Ja seal on, ühesõnaga siia tuleb veel palju detaile juurde. Siia tuleb pildid seinale, siia tuleb lambid rippuma ja ühesõnaga hästi palju detaile juurde, aga selline pisike pesakene. Ma pidin teile näitama ühte asja. Ma olen hetkel voodis istunud siin ja ma olen iga hommikul siit aknast välja, aga ma pean näitama teile vaadet, mida ma näen siit. Ühesõnaga, ma näen igal hommikul merd. See on minu vaade. Vau! Liikudes edasi, siis suures toaga on kaasas ka nii-öelda dining room. Selline näeb siis see välja. Selle kõige juures on ka kööginurgakene, mis ongi hästi avar on siin. Hästi palju ruumi on siin. Okei, ma pean mainima, et külaliste toas voodi on nagu on hetkel, kuna meil oli just Airbnb sees, siis voodilinad võtsin ära, aga külaliste tuba ongi selline pisikene, armas pesakene. Parim osa selle kõige juures on see siin, kuna meil on rõdu ja meil on nii super vaadesid.
ja suvel muidugi me saame siin istuda. Meil on siin nurgakene, kus me saame padjad panna ja suvel vaadata seda vaadet ja veinitada ja nautida. Ühesõnaga, meil on tõesti imeline korter siin. Hendrik kolis siia umbes 6 kuud enne, kui ma kolisin sisse. Või tähendab, ma ei kolisinud ametlikult sisse, ma põhimõtteliselt olin siin kogu aeg. Ja ühel hetkel me otsustasime, et on aeg ametlikult sisse kolida, kuna ma nagunii olen 24/7 siin. Me tõesti oleme üks nendest paarikestest, kes on reaalselt kogu aeg niimoodi. Meie jaoks on pigem imelik olla nii-öelda lahus aja mõttes, kui siis koos, ehk me tahame kogu aeg üksteise seltskonnas olla. One of those cheesy couples. Aga see on siis koduke, kus ma elan siin Taanis. Let me tell you, I'm freaking happy, especially kuna minu eelmine korter oli korterikaaslastega, mu eelmine korter oli palju odavam küll, aga samuti ma pidin kannatama enda toas istumist ainust ja külma põrandat. Erinevad asjad tuleb mängu. Ma olen eestlane, ma tunnen, et me eestlased suudame kannatada paljusid asju teatud piirides. Ma lihtsalt aktsepteerisin, et elustiil ei ole päris nii, nagu ma sooviksin ja ma ei võta Hendrikut kui minu päästerõngast siia paremasse elustiili, aga ma olen tänulik, et ta tõesti hindab samad elustiili nagu mina. Kuna, nagu ma ütlesin alguses, siis mul on tööintervjuu. Nüüdseks juba 30 minuti pärast peaaegu. Antud töö võimaldab ka mul tegelikult paremat eluviisi elada nii-öelda. Et ühesõnaga, jaa! Ja kui sa jälgi mind sotsiaalmeedias, siis jälgi, kuna seal ma endiselt ikkagi jagan pisikesest detaile enda kodust ja enda elust siin Taanis. Näeme! Tšau!